Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 26. jaanuar kuni 1. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil imelise päikesekaardiga. Päike on tarokaardipaki üks positiivsemaid kaarte. Päikesekaart on, selle sõnum on selline, et täna on hea aeg alustada mõne uue asjaga, mõne uue projektiga. Päike valgustab ka teie teed, näitab teile võib-olla seda rada, mida mööda käia. Päike on väga positiivne kaart, no kõige positiivsem. Päikese kaart ütleb veel nii, et korralda pidu, sellepärast, et elu on nii ilus. No kas te just pidu siin hakkate nädala alguses korraldama, aga igal juhul on väga tore et päikesekaart teile välja tuli. Edasi tuleb täht. Täht tähendab seda sisemist rahulolu. Iseendaga te olete rahul, te olete seal, kus te olla tahate ja olete endaga rahul. Et see on selline sisemise rahulolu kaart. Siis tuleb siit karikate rüütel. Karikate rüütel tuleb heade emotsionaalsete uudistega. Ja ülempreestrinna räägib sellest, et kõik vastused on teie sees olemas. Teil tuleb vaid märgata märke, kuulata enda sisehäält, võib-olla ka vaadata, mida te unes näete. Edasi tuleb siit selline varjude kaart ja varjude kaart räägib mulle seda, et teil on nagu mingid hirmud millegi ees, aga et nagu hirmudeks ei ole mitte mingit põhjust. Pigem see päike valgustab teile seda teed ja ehk valgustab ka seda pimedat paika, mis teile siin hirmu valmistab. Need hirmud on teie peas, et need ei ole tõelised, ei pea mitte midagi kartma. Et need ongi varjud. Seiske neile julgelt vastu ja nad kaovad ära. Et need ei ole sellised tõsiselt võetavad hirmud, need on lihtsalt mingisugused teie mõtted teie peas. Nii, edasi tuleb meil ülempreester, keiser. Keisrikaart on see, jaa. Keiser on korraarmastaja mees, tema tahab korda, temale meeldib kord, et see on väga hea aeg enda kodu koristamiseks, võib-olla enda suhetes inventuuri tegemiseks. Hea aeg võib-olla tõesti natukene tagasivaatamiseks. Miks ma ütlen, et on suhetes hea aeg teha korrektuurid ja inventuur, on siin kõrval on see armastajate kaart ja see armastajate kaart on tegelikult väga ilusa nimega kaart, aga see tähendab valikute tegemist. Sellel mehel siin on 2 naist. Ühe naisega on ta siin maa peal käest kinni ja näivad õnnelikud, aga tegelikult on tal seal üleval taevas veel üks naine, tema unistuste mingi naine, kelle vahel tema ei suuda valida. Ja võib-olla siis ongi aeg siin nädalavahetusel luua kord nii enda koju kui enda suhetesse, tunnetesse, oma peas selgust saada. Kui see ülempreestrinna siin ütleb, et vastused on teie sees olemas ja teil on mingid hirmud, mis ei ole väga tõelised, siis võib-olla ongi õige aeg vaadata natukene enda sees ringi ja mõelda, et mida te siis tegelikult elult tahate. See ei pruugi üldse olla suhetega seotud asi, et teil on 2 naist või 2 meest, see ei pruugi üldse see olla, aga teil on lihtsalt midagi, mis on teil unistustes ja midagi, mis on teil siin maa peal ehk käega katsutav, aga nende vahel tuleks valida, mida te ei suuda valikut teha. See võib olla 2 töökohta, see võib olla 2 kohvimasinat, see võib olla mis iganes asi, mille vahel te ei suuda valida. Et võib-olla on siis sellel nädalal õige aeg teha see valik ära ja minna edasi, nii et on valitud. Aga mina soovin teile ilusat päikeselist nädalat, ärge laske hirmudel ennast siin tagasi hoida mitte milleski, et nautige seda nädalat.
Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.